Siin videos tutvustan, kuidas tarkvaraga metsahaldus sisestada ja eelarvestada metsatöid, kui teil ei ole algandmetena olemas kinnistu metsakava. Seda meetodit on hea kasutada näiteks kinnistu ostu planeerimisel, raieõiguse ostmise puhul või kui teil lihtsalt pole parasjagu digitaalset metsakava. Alustame paneelilt tööd. Lisame igale eraldisele uue töö. Siin tuleb meil valida kinnistu, millele tööd teha. Kui seda kinnistut veel tarkvaras ei ole, siis saame sellest nupust kohe lisada uue kinnistu. Täidame vajalikud väljad. Sisestades siia kinnistu katastrinumbrid, saame internetist automaatselt tõmmata pindala ja metsapindala info Maa-ametist. Lisame ka eeldatavad kulud. Kuna meil antud juhul metsakava ei ole, tuleb terve kinnistu sortimendid kirjutada siia tabelisse. Nüüd on kinnistu andmed olemas. Võime ka vaadata vahepeal kaardile, et kus see kinnistu meil asub. Jätkame nüüd aga andmete eraldise põhist sisestamist. Selleks tuleb jätkata tööde sisestamist sellele samale kinnistule. Siit nupust saate alati uuesti vaadata ja muuta selle kinnistu andmeid. Siia lahtrisse paneme siis soovitud katastrinumbri ja eraldise numbri. Kui soovite lisada ka selle töö alakaardile, vajutage seda nuppu. Nüüd tuleb ala joonistada. Mina lisan siia kaardile ka metsaregistri eraldiste kihi. Kui sealt mõne eraldise ära valin ja infot küsin, näen metsaregistri avalikku infot selle eraldise kohta. Kui nüüd tahan seda eraldise ala omale salvestada ja tööga siduda, tuleb ala ära valida ning tööala muutmise aknas vajutada nuppu Salvesta muutus. Nupust Elemendid sisestame eraldise tagavara. Kinnistu andmetest ta juba leidis, et sellel kinnistul on kuuske ja mändi. Nüüd kirjutame siia, mitu protsenti sellest konkreetsest eraldisest moodustavad kuused ja kui palju männid. Kui eraldisel on mitu rinnet, tuleks sisestada puuliigi esinemise protsentide asemel puuliigi tagavara eraldisel. Tarkvara arvutab siis protsendid ise. Kõrguse ja diameetri veergu pole vaja seekord sisestada, kuna kinnistu peale ma juba märkisin kinnistu üldise sortimentatsiooni jagunemise. Kuid kui tahta täpsemalt iga eraldise põhist sortimentatsiooni arvestust, siis võib need väljad ära täita ja hoopis seda arvutustes kasutada. Siia saab kopeerida ka metsakava andmed metsaregistri kodulehelt. Kui teil on olemas õigus metsaregistri lehelt paroolidega vaadata täistakseerkava, saate ka selle siia otse kopeerida. Nüüd arvutame sortimendid. Kui te elementide tabelis kõrgus- ja diameetri veergu ei täitnud ja soovite kasutada kinnistule määratud sortimentatsiooni protsente, tuleb vajutada seda nuppu. Kui te soovite ka kasutada kõrguse ja diameetri väärtusi, mis te elementide tabelisse sisestasite, siis vajutage seda nuppu. Mõlema puhul arvutatakse väärtused siia tabelisse. Tulud saadakse sortimentide hindade tabeli alusel, mis on sisestatud tarkvara seaded paneelil. Kulud saadakse automaatselt aga kinnistu lehel sisestatud tabelist. Samas on siinsamas töölehel võimalik alati kõiki väärtusi käsitsi parandada. Siin sortimentatsiooni hinna muutmine ei muuda hinda üldises hinnakirjas ja siia sisestatud hind kehtib ka ainult sellele eraldisele. Esimene eraldis on sisestatud. Nüüd tuleb samamoodi sisestada ka teised selle kinnistu eraldised. Selleks võime ka näiteks teha käesolevast tööst koopia ja panna siia uue eraldise numbri ja muuta ka teisi andmeid. Kuid võib ka kaardi pealt alustada järgmist tööd. Valida näiteks järgmise registris oleva eraldise ala ja vormistada selle uueks tööks. Siis sisestada taas vastavad väärtused, nüüd siis juba järgmise eraldise kohta. Kui nüüd kõik vajalikud tööd on sisestatud, siis võib neile külge panna ka näiteks raieõiguse lepingu numbri.
Vajutades nuppu Aruanded saab vormistada hinnangulise raiekava aruande.